USA ja Iraani jätkuva sõja taustal puhkes tõeline skandaal. Associated Press avaldas uurimuse, mis põhineb sadadel Ameerika Ühendriikide immigratsiooniameti töötajate kirjadelt. Need näitavad, et ICE koordineeris 2025 ja 2026 aastal Iraani kodanike deporteerimist koos Iraani võimudega, isegi siis, kui kahe riigi vahelised pinged jõudsid sõja tipptasemeni. Tegelikult andsid USA Teherani režiimile üle iraanlasi, kes võisid põgeneda just selle režiimi eest. Ja vaid mõned kuud enne seda ütles Donald Trump ise, tuletan meelde, pöördumises Iraani rahva poole, tsiteerin, teie vabaduse tund on saabunud ja kutsus kohe üles režiimi vastu protestima. Ja nüüd tuleb välja, et samal ajal kui USA president avalikult kutsus iraanlasi võimu enda kätte haarama, tema enda immigratsiooniamet saatis neid vaikselt USA-st tagasi selle sama režiimi kätte. Ja nende USA immigratsiooniametnike kirjavahetuses tulid välja sellised faktid, millest on lihtsalt raske vaikida. Näiteks see, et ameeriklased andsid täielikult üle kogu teabe nende iraanlaste kohta, kes viibivad nende riigis, selle kohta, et nad taotlevad varjupaika, selle kohta, et nad kaebasid, et nende režiim neid taga kiusab. Nagu te mõistate, ei saa kahjuks rääkida nende iraanlaste turvalisusest Teherani naasmisel. Üldiselt vaatame selle loo üksikasjalikult läbi ja paneme kõik paika. Minu nimi on Aleksei Betši. Enne kui alustame, palun tellige see kanal. Ja kui soovite toetada sõltumatu YouTube'i kanali tööd, saate seda teha tehes annetuses selle video kirjelduses olevate linkide ja rekvisiitide kaudu. Niisiis, Ameerika Ühendriikides on puhkemas suur skandaal seoses Lähis-Ida sõjaga. Rahvuslik Iraani-Ameerika nõukogu avaldas sadu USA immigratsiooniteenistuse AIS töötajate kirju, mis esmakordselt üksikasjalikult näitavad, kuidas Ameerika Ühendriigid ja Iraan korraldasid 3 lendu, millega saadeti Iraani tagasi üle 100 inimese. See toimus 2025 aasta septembris ja detsembris ning 2020 aasta jaanuaris. Associated Pressi andmetel see kirjavahetus annab, tsiteerin, kõige üksikasjalikuma samm-sammult ülevaate sellest, kuidas 2 riiki tegid koostööd väljasaatmislendude korraldamisel. Kirjades selgub, et Iraani võimud mõjutasid avalikult, keda täpselt immigrantidest lisatakse väljasaatmisnimekirjadest ja ICE töötajad arvestasid Teherani palvetega, isegi viimasel hetkel. Iraani saatkonna palvel lisasin ma mõned juhtumid. Üks nimetamata USA immigratsiooniteenistuse töötaja kirjutas selle. 2025 aasta augusti lõpus, veel enne esimest lendu septembris. Nädal hiljem tegi sama ametikohaga töötaja nimekirja uusi muudatusi pärast kohtumist Iraani saatkonna direktoriga. Hiljem kirjutas ta, et Iraan nõudis, tsiteerin, manifesti muutmist ja väljasaatmise protsessi kiirendamist ja USA kiirendas seda protsessi. Kõnekas on ka detail lendude logistika kohta. Lõplik nimekiri väljasaatmiseks saadeti Katari siseministeeriumile. See tähendab, et Doha oli tehniliseks vahendajaks lendude korraldamisel riikide vahel, kellel puuduvad otsesed diplomaatilised suhted. Oli ka ilmne apsakas, mis näitab, kui halvasti, kaootiliselt ja läbipaistmatult see kõik toimis. ICE töötajate kirjavahetus näitab, et vähemalt üks inimene, keda lõplikus nimekirjas üldse polnud, oli siiski deporteerimislennuki pardal. Iraanlane, keda me ei lisanud lõplikku manifesti, mille me saatsime Katari siseministeeriumile, oli lennuki pardal, kirjutas üks nimetamata ametnik. Teine vastas, tsiteerin, mul pole aimugi, kuidas see juhtum või see inimene üldse lennukisse sattus. Lennukisse. Isegi USA immigratsiooniameti töötajad ei suutnud seletada, kuidas inimene sattus Iraani deporteerimisreisile mööda minnes nende enda ametlikust nimekirjast. Kujutage lihtsalt ette, milline kaos seal valitses ja kui palju inimesi võidi üldse ebaseaduslikult välja saata. Eriti kõrekas on kogu toimunu ajastus. Deporteerimise koordineerimine jäi prioriteediks. Tähelepanu isegi USA, Iisraeli ja Iraani vahelise 12-päevase sõja taustal.
2025 aasta juunis, kui iraanlased massiliselt riigist lahkusid ja Iraani võimud ajutiselt lõpetasid deporteeritavatele reisidokumentide väljastamise. Kirjavahetuse põhjal tuli surveprotsessi kiirendamiseks otse Valge Maja tippjuhtkonnast. USA immigratsiooniameti direktori kohusetäitja Todd Lyons nimetas iraanlaste repatrieerimist prioriteediks. Juba mõni päev pärast seda, kui president Donald Trump ise kutsus sotsiaalmeedias üles Teherani viivitamatult evakueerima, kuna ta valmistus rünnakuteks. Mõelge järele, see tähendab, Trump ütleb, inimesed, lahkuge Teheranist, sest me hakkame seda piirkonda pommitama. Ja samal ajal ütleb Todd Lyons, nii, kohe hakkame pommitama, laseme võimalikult kiiresti sinna võimalikult palju iraanlasi, kes meil on väljasaatmiseks sobivad, et see lehekülg sulgeda. Ja siin tasub meenutada, mida täpselt Donald Trump samadel nädalatel avalikult ütles. Oma pöördumises Iraani rahva poole 28. veebruaril ütles ta, kui me lõpetame, võtke võim enda kätte. See saab olema teie oma. See on tõenäoliselt teie ainus võimalus paljude põlvkondade jooksul. Teie vabaduse tund on saabunud. Pikki aastaid olete palunud Ameerikalt abi, kuid pole seda saanud. Ükski president pole olnud valmis tegema seda, mida mina olen täna öösel valmis tegema. Nüüd on teil president, kes annab teile selle, mida te soovite. Vaatame, kuidas te reageerite. Ja varem ütles Trump, et sõja eesmärk on vabadus Iraani rahvale. See tähendab, et samal ajal, kui avalikult räägiti iraanlaste kaitsmisest repressiivse režiimi eest, koordineeris tema enda ametkond nende samade võimudega inimeste tagasisaatmist. Iraani Ameerika Rahvusnõukogu president Jamal Abdi ütles, tsiteerin, kirjavahetus lükkab ümber Trumpi väite, et sõda Iraaniga peeti selleks, et kaitsta tavalisi iraanlasi repressioonide eest. See näitab, et peamine prioriteet oli võimalikult paljude inimeste väljasaatmine mis tahes vahenditega. Aga tegelikult on sellel lool veelgi murettekitavam teine pool. See on eraldi kohtuhagi, mis esitati juulis Washingtoni ringkonnakohtusse. 11 kinnipeetud iraanlast immigratsiooni kinnipidamises andsid vande all tunnistusi, et need sunniti kohtuma Iraani valitsuse esindajatega otse isse kinnipidamisasutustes. Ja Iraani ametnikud olid teadlikud üsna intiimsetest detailidest nende varjupaiga asjade kohta. Hagi väidab, et USA immigratsiooniasutused andsid ebaseaduslikult Iraanile konfidentsiaalset teavet USA's varjupaika taotlevate inimeste kohta. Kuigi need samad iraanlased palusid USA'lt varjupaika just selle sama Iraani valitsuse eest, ehk nad põgenesid selle eest. Nad põgenesid, palusid varjupaika ja isegi kui USA seda varjupaika ei anna, ei tohi USA öelda Iraanile, et vaadake, nad tahtsid teie eest põgeneda, nad palusid meid varjupaika, siin me anname nad teile tagasi. Siin on oluline, teeme nii, üks juriidiline detail, paneme selle kirja. USA valitsusel on ametlikult lubatud teha koostööd mis tahes välisriigi võimudega, et koordineerida väljasaatmiste logistikat. Siin pole midagi erilist. Loogiline on, et kui USA tahab kedagi välja saata, peab vastuvõttev pool sellest vähemalt teadma. Küsimusi pole, kõik on korras. Aga föderaalsed normid, mis võeti vastu juba 90. aastate lõpus, keelavad otseselt avalikustamise. Teavet, mis võib paljastada, et väljasaatmisele kuuluv isik on esitanud varjupaigataotluse. Just seda keeldu rikuti hagejate väitel. USA sisejulgeolekuministeerium lükkas need süüdistused juulis kategooriliselt tagasi ja teatas, tsiteerin, väide, et IC edastas varjupaigataotluste andmeid Iraani valitsusele, on vale. Samal ajal näitas New York Timesi varasem uurimine juba, et Iraani saadeti välja just varjupaiga taotlejad. Ja osa inimesi väitis, et neid saadeti välja vastu nende tahtmist. See tähendab, et värske ICE kirjavahetus ei loo seda pilti nullist, see pole midagi uut. See kinnitab ja täpsustab seda, millest juba varem teatati. Ja siin tasub ka meeles pidada, mis tegelikult ähvardab inimest, keda deporteeritakse tagasi Iraani, kui ta on taotlenud varjupaika mõnes teises riigis. Lääne meedia andmetel, mida samal perioodil esitleti,
üleriigiliste protestide maha surumisel 8. ja 9. jaanuaril kasutasid jõustruktuurid, kes on lojaalsed Iraani islamirežiimile, tapsid ametlikel andmetel üle 36 500 inimese vaid 2 päevaga. Trump ise kommenteeris tol ajal, et julgeolekujõud tulistasid demonstrante sõna otseses mõttes maha. Kuuli pildujates tänavatel, mis tegi relvastamata tsiviilisikutel peaaegu võimatuks kuidagi võimule vastu seista. See tähendab, et juba dokumenteeritud režiimi valmisoleku taustal tappa omaenda kodanike tuhandete kaupa ainult protestimise eest. Varjupaiga taotlejate tagasisaatmine sama režiimi kätte ei ole lihtsalt mingi bürokraatlik viga. Ei, see on otsus, millel võivad olla konkreetsete inimeste jaoks potentsiaalselt surmavad tagajärjed. Kokkuvõte. Avalikult nimetas Donald Trump sõda Iraaniga Iraani rahva vabadussõjaks, kutsus isiklikult iraanlasi võimu enda kätte võtma ja lubas ameeriklaste toetust nende vabaduse tunnil. Samaaegselt pidas tema immigratsiooniteenistus vaikseid läbirääkimisi selle sama režiimi saatkonnaga, kooskõlastas Teherani nõudmisel väljasaatmiste nimekirju. Ja kui uskuda vande all antud ütlusi, 11 kinni peetud iraanlasel lasi Iraani ametnikel jõuga isiklikult kohtuda varjupaiga taotlejatega otse ICE kinnipidamisasutustes, teades nende juhtumite üsna intiimseid üksikasju. Kas USA võib illegaalid välja saata? Jah, loomulikult võib, kui selleks on alust. Keegi ei vaidle siin USA seadustega, aga Iraani režiimil avaldada, et väljasaatmisele kuulub isik taotles kaitset ja varjupaika, sest ta kartis just seda sama režiimi. See tähendab inimese seadmist ohtu kodumaale tagasi pöördumisel. Siinkohal jäta asja lahtiseks, teie arvamus ja järeldused kirjutage selle saate kommentaaridesse, tellige kanal, pajutage kellukesele ja ärge unustage panna laiki. Sellega on kõik, hoidke end, kõike head!